P-Wise idee sündis mul peas juba tegelikult koolipingis, kui kuulates loenguid, mis mõned olid huvitavad, aga enamus kaldus liiga teoreetiliseks ja siis minu soov oli, et need loengud oleks pisut praktilisemad ja seetõttu siis P-Wise idee on ka pakkuda ülikoolidele lisaväärtust kaasates siis tuues kooli praktikutest külalislektoreid. Et sellest see alguse sai ja sahtist välja projekt oli siis hea pisike motivaator, mis siis lõpuks selle idee sundis paberile panema, et see juba paar aastat sai niimoodi peas keereldud, et settis sinna ja sai lõpuks siis paberile panna. Idee otseselt sellisel kujul, nagu mina seda mõtlesin, algselt ei ole realiseerinud, aga see ei ole üldse mitte paha. Ma arvan, et praeguseks tänu tiimile on tegelikult see projekt isegi minu arvates realiseerinud suuremana, kui ma oleks seda osanud oodata. Aga jah, kõige rohkem ilmselt on hetkel kõigil meil vajaka ajast, et seda asja veel edasi ajada. Ma usun, et kui aega leiaks, et siis saaks seda veel rohkem edasi arendada. Peale magistri lõpetamist ma lubasin, et ma üritan hoiduda ülikoolidest võimalik kaugel ja edasi õpetavaid elukool, aga praktiliselt on see asi nii läinud, et ikka iga neljapäev tuled vaikselt kas TTÜ-sse või TLÜ-sse P-Wise loengusse ja niimoodi need neljapäevad mööduvad, et väga huvitavad loengud on ja see ongi siis minu eluülikool. Kui sa tead, et sul ei ole aega ise projekti hakata ellu viima, siis kirjuta see vähemalt sahtlisse. Kui see projekt on hea, küll keegi selle üles korjab. Niisamuti oli ka P-Wise projektiga. Aitame muuta maailma paremaks.